Samal ajal kui siin Kultuurikatlas räägib Keskkonnaministeerium sellest, kas likvideerida Eesti metsad ja Peipsi kalamajandus 1 või 2 viisaastakuga, on siin väljas kogunenud seltskond inimesi, kes leiab, et on olemas hoopis teine ja parem visioon Eesti metsale. Vabaerakonna esimees Artur Talvik, kui lühidalt kokku võtta selle meeleavalduse sisu, siis mille vastu te täpselt olete? Ja mille poolt ikka, et me oleme mõistliku metsade majandamise poolt ja selle eest ka seisame, et see olukord, mis praegu on, et siin vaieldakse mõngi tehase üle või vaieldakse muude metsaga seotud asjade üle, et käimas on ilmselgelt ressursisõda. Selles ressursisõjas tuleks panna stopp praegu peale ja öelda, et kuulge, et nii kaua, kuni me ei ole suutnud rahvuslikku kokkulepet teha, kui palju on siis see raiemaht liigiti, mida me raiuda aastas võime, et kui palju on see metsa taastootmine, et kui kiiresti mets tagasi kasvab. Kui me selles ei suuda eelnevalt nagu kokkulepet teha, siis pole mõtet, see sõda võib käia siin veel 10 aastat koos selle arengukavaga, mida siin kokku pannakse. Bioloog Tõnu Plambu. Miks pooldate klassikalise Eesti metsa säilimist? Miks puidupõllud ei ole alternatiiv Eesti metsale? Nii. No kui puidupõldust rääkida, siis alustaks positiivselt. Puidupõllud on kõige parem toortselluloosi hankimise viis. See läheb kõige odavam, kõige kiiremini saab kätte. Nii, miks on halb? See halb on sellepärast, et kõige üldistatumalt võttes see on monofunktsionaalne. Monofunktsionaalsed asjad on äärmiselt haavatavad. Sinna tulevad kergesti kahjureid, kõik võimalikud parasiidid, levivad juuremädanikud, seal ei saa mändi üldse kasvatada. Kui majandada põlist männimetsamaad kui puupõldu, siis kaob sealt elustiku liigirikkus, muutub olukord samasuguseks nagu põllupealsel metsas ja ka seal enam ei saa mändi kasvatada korralikult. Teine asi, siis puupõllu peal kaob ära teiste funktsioonide, metsafunktsioonide kasutamise võimaluse. Riigikogu liige Külliki Kübarsepp, kui täna ette kantud riigimetsa manifestist rääkides, siis riigimetsa manifesti visiooni ju Eesti Riigimetsa Majandamise Keskus ei sobi, või kuidas? Mina arvan, et Riigimetsa Majandamise Keskus võiks olla meie väärtuste arendaja ja kandja. Täna on Riigimetsa Majandamise Keskuse eesmärgiks pigem riigieelarvesse aukude lappimiseks raha sisse tuua, mitte meie ühist vara hoida ja arendada. Lisaks ma arvan, et Riigimetsa Majandamise Keskus võiks olla pigem meie partner erametsaomanikele. Praegu on juhtunud niiviisi pigem, et naeruvääristatakse erametsaomanikud, neil on väetikesed, neil ei ole võimalusi oma metsa õigesti majandada, aga samas riigimetsa majanduse, kellel on miljonid investeerimiseks ja erametsaomanikul seda ei ole, siis võiks ju kuidagi koostööd teha ja ühistulise tegevuse kaudu hoopis teineteist toestada ja meie metsa tulevikku ühiselt arendada. Riigimetsa on ju meil Eestis üle 40% ja keegi sellest muidugi peab ju ka hoolt kandma, aga ta ei saa olla pelgalt ainult majandushuvides, mida Eesti riik on riigimetsa majandamise ülesandeks seadnud, vaid ta peab olema ikkagi põhiseadusliku Eesti rahvavara hoidja. Aitäh! Vot sellised olid Eesti metsa pärast südant valutavate inimeste mõtted. Mis arvad sina, kas oleks mõistlik Eesti metsad välja vahetada puidupõldude vastu?